Mina isiklikult nii palju rehve korraga näinud ei ole, et kuidas inimene saaks hakkama, kui ta siia rehvi tuleb teie käest ostma? Kui inimene tuleb meie juurest rehvi ostma, siis ta on tõenäoliselt internetis selle valiku juba ära teinud. Ja tänapäeval on ju kõigil nutitelefon taskus, arvuti käepärast, et see on ülilihtne sealt näiteks tellimuski ära teha. Koha peal ma saan aru, et sellist nagu letikaubandust ei toimu, et astun sisse raha ja lähen rehviga minema. Saab ikka. Peetris on meil kohe siis töökoja hoone taga, on suur ladu. Väga suur ladu. Jah, ta on omajagu suur, meie jaoks ta on juba väike natukene, aga selles suhtes siit saab nagu kohe rehvi kätte. Samamoodi on ka meie Tartu, Viljandi ja Pärnu esindustes, et meil on ikkagi mingi ladu seal koha peal olemas. Kas ma võin pakkuda, et te olete Eesti üks suurimaid? Jällegi tulles selle juurde, et väga palju rehvi on kuidagi. Tõesti, me oleme Eesti üks suuremaid rehvimüüjad kodumaise kapitalil ja nullist üles kasvatud firma, et anname endast parima alati. Me juba natukene rääkisime nendest asjadest, võtaks nad kõik ühe kaupa ette. Kuidas see netis tellimine käib? Kõigepealt kõige lihtsam asi inimene peab teadma, millised rehvid on tal autol all. Ja kuidas ta teab? Vaatab olemasolevate pealt on kõige lihtsam. Või siis pöördub mõnesse meie esindusse, kus siis aidatakse teda kindlasti. Ja siis, kui ta on juba esindusse pöördunud, siis on hästi lihtne küsida nõu, spetsialisti nõu, kuna tavainimene ostab võib-olla 2 korda maksimaalselt aastas rehve, aga meie müüme neid iga päev, et meil on mingisugused kogemused ja tagasised ka klientidelt tulnud. Kui olete internetis, panete omal need rehvimõõdud sinna otsingusse sisse, tuleb seal valik. Kui te ei oska tõesti ise valida endale rehvi sealt välja, siis võib pöörduda meie klienditeenindusse, kus me siis aitame teid meeleldi. Kuhu me täna jõudnud oleme, siis ega ju paljud asjad kolivad internetti. Rehvi on tegelikult üks lihtsamaid asju, mida nagu üldse internetist on võimalik osta, et see muu pudipad jääb võib-olla keeruliseks, aga siin on ju kõik selge. Rehvide poole pealt üks asi on hinna vaatamine, teine asi on see, et sa pöördub professionaali poole, kes sul teeb võib-olla õige soovituse. Sportlikul autole võib-olla ei ole see kõige pehmem rehv, kõige parem variant. Ja vastupidi, et pereautole panna sportrehv alla, siis sa ei saa seda soovitud tulemust. Rehvi turul, kuna me oleme Euroopas, siis lamellrehvide puhul on nüüd hästi segane kliendi jaoks olukord, sest et on olemas pehmed lamellid ja Kesk-Euroopa lamellid, millest on kindlasti palju räägitud. Ja et seal nüüd eristada, kindlasti tasuks enne ostu natukene nõu pidada. Kas see kuldreegel, et mida kallim rehv, seda parem ikka töötab? Vähemalt, ütleme oluliselt kallim ja oluliselt odavam rehv, seal mingi vahe tekib? Ütleme niimoodi, et igas hinnasegmendis on tooted, mis toimivad. Paratamatus on see, et kui sa ostad kõige odavama toote, et siis ei tasu loota ka kõige parema pidamisomadusi. Aga see vahe ei ole nii hull, kui ta oli see 10-15 aastat tagasi. Aasia tootjad on päris korraliku arendustöö ära teinud. Ja samamoodi on ka keskklassi tootjad, näiteks siis Toyo meie pool. No äkki võtame selle Toyo ette, räägime, mis asi Toyo on, siin selja taga ka nüüd kõige rohkem ma näen. Just, et seljatagune koorem tuli just täna sisse, värskelt konteinerist maha laetud. Toyo on Jaapani tootja, väga pikkade traditsioonidega. Eestisse hakkasime seda tooma kuskil 4-5 aastat tagasi, kuna Eestis neil esindajat ei olnud. Ja tänasel päeval me oleme koostööga rahul, sellepärast rehvid on väga kõrge kvaliteediga, mis on väga oluline veel meie jaoks, et nendega ei ole probleeme. Me ei pea tegelema reklamatsioonidega, et see Jaapani nagu kultuur ja see töö eetika on kõrge. Nagu te siin mainisite, siis selles Toyo rehvis on midagi väga omapärast. Mis asi see siis täpsemalt võiks olla? Niimoodi üks omapärasemaid asju on see, et seal lamell, nii kui naastrehvis, on sees pähklikoore tükid selleks, et oleks siis pidamine kinnisõidetud lumel ja jääl parem. Praegu on Toyol lamellina on 2 mudelit. On siis GSI5 ja GSI6, mis on mõeldud meie kliimasse. GSI6 HP on siis Toyol uus lamelli mudel. See rehvi on päris palju täiustatud ja ta on väga hästi käituv nii kuival kui märjal asfaldil. Et tavaliselt need pehmed lamellid on kuival ja märjal asfaldil natukene ujuvad, aga see rehv on selles osas teinud väga suure edasimineku. Naastu poole pealt on Toyol valik väga suur, ehk siis leiab naastrehvid nii väiksele linnaautole kui ka kõige suurtematele maasturitele. Rehvi mudelitest on siis 2 erinevat mudelit.
on G3 Ice, mis on siis vanem mudel ja uus mudel on Ice Freezer, mida me ka praegu siin filmime. Tänapäeval rehvi testides testitakse rehve, põhimõtteliselt mõõdetakse, kellel on kõige parem ringi aeg, aga sõidumugavusest räägitakse seal väga vähe. Omalt poolt võin kinnitada, et Toyo rehvid on mugavad sõita ja nad on kindlasti ohutud. Kõik tundub väga ilus, me räägime internetis, mis Peetris siin üldse oleme praegu? Enne mainisin, meil on töökojad Peetris, Tartus, Viljandis ja Pärnus. Kuna me saame väga hästi sellest aru, et rehvide müüki internetis ei ole kliendi jaoks täisteenus. Oma töökodades siis pakume ka lisaks rehvi vahetusele ka muid hooldustöid, remonttöid, et lihtsalt tasub küsida meie esindusest. Lihtsam variant on siis, ma saan aru, toksida sisse interneti aadress, mis kõlaks järgnevalt. www.rehviplus.com